Tere, minu nimi on Siret Lahemaa ja täna vaatame, kuidas luua esitlusi veebipõhiselt Google Docsi vahendiga Google Slides. Kõigepealt peaksite te minema aadressile docs.google.com ja logima sinna siis oma Gmaili konto andmeid kasutades. Et pole muud vaja kui kasutaja nime ja parooli. Esmalt näidatakse teile siis teie Google Docsi või Drive'i avalehte, kus on näha kõik teie loodud esitlused, aga punane nupp vasakul sõnaga Create, selle peale klõpsates saate siis valida uue esitluse loomise. See on ilus kollane valge ruudukesega nupukene ja see annab siis võimalusele uue esitlust. Esmalt peaksite te valima endale esitluse tausta. Loomulikult saab seda hiljem muuta ka, aga on ju hea alustada, kui sa tead, millise välimusega hakkab esitlus tulema. No, mina valin praegu selle kõige lihtsama, kuigi värvivalikuid on siin mitmeid. Enne kui ma tööle hakkan, enne ma panen failile nime. Seda ma saan teha nii, et ma valin siit ülevalt sõna Untitled Presentations, enne peale klõpsates saan ma siis panna faili nime, millega ma pärast leian ta siis ilusti oma dokumentide hulgast üles, et ei tekita segadust. Nii nagu kõik esitlused tavaliselt algavad tiitelslaidiga, nii algavad ka veebipõhised esitlused tiitelslaidiga. Ehk mingi pealkiri peab ikka ju esitlusel olema. Nii lisame siis pealkirja ja koostaja nimi peaks ka olema. Kuna Google Docs lubab kasutada võimalust erinevatel inimestel korraga esitlust luua, siis tuleks ju nende kõigi nimed siia panna, kui neid on rohkem. Tiitelslaid paigas, tuleks hakata sisuga tegema. Siis esmalt me valime menüü Slide ja siit alt New Slide. Ctrl-M klaviatuurid teeb sama liigutuse kiirkäsuna ära. Vaikimisi pakutakse mulle siis sellist slaidi tausta, kus on olemas nii pealkiri kui tekst. No mina sellist praegu hetkel teiseks slaidiks ei tahaks. Ma valin siit menüüs sõna Layout ja siit alt Title Node'i ehk ainult pealkiri ja panen siis siia pealkirja. Kuna mul on plaan siia lisada video, siis ma pean valima menüüst Insert ja siit alt sõna video. Video lisamiseks on kaks võimalust. Üks on see, et te otsite selle YouTube'ist märgusõnade järgi, nii nagu mina seda praegu teha plaanin. Või teine võimalus, kui te valite URL-i, siis kui te teate täpset video veebiaadressi, siis te võite selle sinna klõpsata. Mina lubasin siis otsida. Nii. Muidugi peab arvestama sellel juhul ka autoriõigustega, et nendega pahuks siis ei läheks. Kuna mina tean, ma praegu olen autorit lubagisin, siis seda laudu ma kasutada tohin. Paigutan selle ilusti siin pealkirjaga ühe serva peale, teen natuke suuremaks, muidugi nurka pidi siis vasakust klahvi all hoides pilti suuremaks sikutades. Lisan järgmise slaidi, Slide, New Slide, ja nüüd ma tahaksin küll sellist, kus oleks pealkiri ja teksti võimalus ka. Jälle Layout, Title and Body toob siis sellise esitluse jaoks sobiva slaidi tausta ette. Nii. No ütleme, et see tekst mulle sobib, ma tahaksin siia ette nüüd tärne panna, ma märgin kogu teksti ära ja üleval menüüs on mul see võimalus täiesti olemas, valin, et täpid ette saab. Nagu te näete, siis kirja suurus on 30, nii nagu esitluse jaoks sobiv, ja fondiks või kirja stiiliks on siis Arial, mis samamoodi ettekannetaks on väga-väga hea. Praegu ma tahaksin siia ka pilti lisada, ma teen siis sellepärast seda tekstikasti veidi väiksemaks, nurka pidi sikutades, klõpsu kuhugile mujale ja lähen pilti otsima. Kõigepealt valin siis menüüs sõna Insert, aga ma võin valida ka siit nupurealt sellise väikese mägedega ikooni. Pildi lisamiseks on mitmeid erinevaid võimalusi. Üks on see, et te lisate pildi arvutist. Kas Choose an image to upload selle nupule vajutades, siis viiakse teid sellise tavapärasele otsimise võimaluse juurde. Või teine võimalus, et te lihtsalt sikutate ühe pildi näiteks töölaualt siia sama kasti sisse. Ka see on ääretult mugav võimalus siis pilti lisada. See laetakse kohe ülesse, no aga see polnud see pilt, mida ma tahtsin, ma kustutan ta ära.
kustutada saab nii, et tärnid on igal pool pildi nurkades ja vajutan delete klahvi ja pilt kustutatakse. Otsin siis uue pildi. Ikka see mägedega ikoonikene. Take a snapshot tähendab seda, et ma saaksin teha pildi endast, kasutades selleks veebikaamerat. No see mulle praegu ei sobi. By URL tähendab jälle seda, et ma tean jälle pildi täpset veebiaadressi, kleebin selle siia ja saan pildi lisada. Joo albums loob otsekontakti teie Picasa veebis olevate albumitega, kui need seal on, ja pakub siis võimaluse sealt valida üks pilt. No mina sain sellega just täpselt õige koha peale ja otsin siit ühe koolimaja pildi. No valiks näiteks selle praegu. Pilt paigutatakse kohe teie slaidile. Te saate selle õige koha peal tõsta. Nagu näete, tekkisid abijooned, mis aitavad mul seda paigutada. Praegu aitasin mul slaidi keskele seda tuua. No seda siis liigutades saab kõik õige koha peale. Kui ma tahan sarnase paigutusega uut slaidi, siis ma valin slide ja duplicate slide ehk teen samasuguse slaidi siin vasakus servas on näha. Nüüd ma küll kustutan ära selle teksti siit, sest seda ma ei taha. Pealkiri võib jääda, pilt võib ka jääda ja ma tahan siia sellele slaidile lisada hoopiski tabelit. Võin valida siit ülevalt menüünupu table või ka insert alt sõna table. Ja on juba natukene tuttav võimalus ilmselt. Märgin ruudukestega ära, kui suurt tabelit ma siis teha tahan. Kui mul tekib tabeliserval 4 suunaga nool, saan ma seda ikka liigutada, aga praegu ma tahan teda natukene suuremaks. Nii, kirjutan siia ühte lahtrisse poisid ja teise lahtrisse tüdrukud ja siia arvud. Palju neid meil hetkel koolis on. Paneme siis siia ka juurde Lauka kool aastal 2013. Nagu näete, siis poisid, tüdrukud ja numbrid said küll väga väiksed. Vasakut klahvi all hoides saavad need tekstid ära märkida ja suuruse asemel 14 valida näiteks suuruse 30. Ja tabelit natukene siis allapoole sikutada. Samamoodi on võimalik mul tegelikult neid tabeli taustu muuta, teha seda endale sobivamaks, et täpselt nii nagu tavalise PowerPoint esitluse puhul see tegemine käib. Kui kõik slaidid on paigas, siis siit vasakust äärest saan nende järjekorda muuta täpselt nii nagu siis tavalise PowerPointi puhul. Siia alla, slaidide alla saab lisada märkmeid, mis kui te oma teksti või esitluse välja prindite, siis teksti kujul teile nähtavad on, aga ettekande ajal teistele kindlasti nähtavad ei ole. Ehk midagi mitte ära unustada, siis see võimalus on. Lisaks piltide ja tabelitele videole on võimalik lisada ka erinevaid kujundeid, jooni, natuke kunstipärast teksti, muidugi veebilinke, erinevaid tekstikaste. No üsna tuttav juba tavalise PowerPointi puhul, kes seda kasutanud on. Siis, kui ma tahan näha, milline mu esitlus praegu välja näeb, siin üleval on sõna present ehk esitlus ja siis mind viiakse ettekande vaatesse, kus ma saan siis vaadata, et ahaa, päris on hea, näed siit leidsin kirjavea, see tahab tõstmist saada. Escape nupp viib siis jälle tavavaatesse. Aga mis teeb siis Google Slidesi heaks võrreldes PowerPointiga, on see, et ma saan seda väga lihtsalt jagada oma sõpradele või inimestele, kellel oleks vaja seda ettekannet vaadata. Selleks lähen ma siin üleval paremas nurgas sinisel nupule, millel on just tabalukka peal, sõna peal share. Kuna vaikimisi on kõik ettekanded privaatsed ehk näen neid ainult mina loojana, siis kui ma tahan neid jagada, peaksin ma siin mingid muudatused tegema. Jagada sama mitmel moel. Meili teel, Google Plussi kaudu, Facebooki või Twitteri kaudu. Siis selleks, et teised ka seda näeksid, siit private only the people listed below can access, siit ma saan muuta seda, et millisel moel ta avalikkusele nähtav on. Public tähendab seda, kui ma siia tärni panen, et ettekanne oleks veebis nähtav ja kõik, kes otsivad Lauka põhikooli, võiksid sellele ettekandele sattuda. Anyone with a link tähendab seda, et otsimisega esitlus välja ei tule, aga kui ma saadan ettekande veebilingi oma tuttavatele, siis nemad või kes vaadata tahavad, siis nemad näiteks seda näevad. Ja private ehk see vaikimisi, see tähendab seda, et näeb ainult looja. Ma võtan praegu siit anyone with a link ehk kõik, kellel on olemas veebiaadress, saavad näha ja ma saan seda muuta, mida nad siis võivad siin
selle esitluse puhul teha. Vaikimisi on, need võivad näha can view. Selle peal klõpsates sama valiku võtta, et nad võivad kommenteerida, ehk nad saavad lisada kommentaare slaididele, aga nad midagi muuta ei saa. Can edit tähendab nüüd küll seda, et kõik, kes selle lingi saavad, nad võivad sellel esitluse puhul ka muudatusi teha. Muuta teksti, kustutada, juurde lisada täpselt nii, nagu vaja on. Ja save nupu peale klõpsates ja siis kinnitab minu valikud. Ehk praegu ma jätsin sinna selle, et kõik, kellel on link, kõik võivad seda ettekannet muuta. Aga selleks, et seda linki ka kellelegi saata, ma saan siit add people alt siis lisada need inimesed, kellele ma seda linki saata näiteks tahan, kes võiksid siis minu ettekannet muutma tulla. Share and save tähendab siis seda, et link on teele läinud. Ja done lõpetab selle ära. Nüüd vahel on võimalik või vajalik ka lisada oma ettekanne oma veebilehele, siis seda ma saan teha nii, et ma valin siit vasakust äärest sõna file ja publish to web ehk avalda internetis. Ennem, et üldse avaldada, ma peangi siit selle käsu andma start publishing ehk avaldada, igaks juhuks küsitakse järgi, oled sa kindel, et sa tahad? Ma ütlen, et ma olen praegu kindel, okei. Ja nüüd ilmus siia siis võimalus kasutada embed ehk seda vistutamise koodi. Ennem ma saan muuta ära esitluse suuruse, öelda seda näiteks, et automaatselt hakkab ettekanne tööle, iga 3 sekundi järgi valitakse uus slaid, või et näiteks hakkab otsast peale, kui ma olen selle lõpuni jõudnud, ja siis selle koodi võin siis oma veebilehele panna. Või jagada siis oma ettekannet näiteks interneti aadressi järgi. Mõtlen praegu close, et ma seda tegema ei hakka. Oma esitluse võin ma ka enda arvutisse alla laadida. Võtan jälle file ja download, siin ma saan teha ta PowerPointile sobivaks formaadiks. Võin ta PDF-iks muuta, võin ta muuta ka näiteks JPG pildiks või lihtsalt tekstina endale arvutisse laadida. Et see võimalus on olemas. Ja mis veel faili puhul on hästi hea, või failimenüüst, ma saan vaadata, kes seda esitlust muutnud on, kui mul on mitu erinevat esitluse loojat. No praegu ongi näha, et kui ainult mina seda kasutan, et siis lõi kohe igal pool rohesed kastid ümbert näitab, et mina olen seda loonud. Ja kui ma uurima hakkaks, siis ta näiteks, mis kellaajal ja mis hetkel ma selle täpselt loonud olen. Et ääretult lihtne ja mugav võimalus oma ettekandeid veebis luua. Pole muud, kui lihtsalt toimetama hakata. Jõudu!